golf. Oma 500 miljardi harrastajaga üks maailma top 10-sse kuuluvatest spordialadest, millega käib kaasas staatus, elitaarsus, kuulsus ja raha. Käimasolev 25 aasta pole veel läbi ja praegu enim teeniv golfar, hispaanlane Jon Rahm, on juba ületanud $100 miljoni piiri. Tiger Woodsi tema ligi 2 miljardiga ei hakka mainimagi. Eestlased pole seni nende pudrumägede otsa ronida jaksanud, esimese väljakugi saime napid 30 aastat tagasi. Nüüd võib see kõik aga muutuda, sest tänavu suvel tegi üks noor Eesti kutt midagi sellist, millega enne teda pole keegi hakkama saanud. Ülidramaatilise pääsuga British Openi põhiturniirile jõudis 20-aastane Richard Teder suurte poiste mängumaale, künkale, kus lapsepõlve unistused reaalseteks eesmärkideks saavad. Ja need on Richardil suured. Neid hetki British Openi kvalifikatsioonivõistluse play-offist, mis kindlustasid Richard Tederile pääsu legendaarse võistluse põhiturniirile, on tänaseks näinud miljonid silmapaarid. Vaimselt ja emotsionaalselt kurnav võistlus, sapööritöö, kus eksimisruumi pole, on detailide ja sekunditeni meeles ka meie noorel kangelasel endal. See oli uskumatu päev, jah, et see on siis Open Qualifier. Top 5 venda saab läbi ja ma kütted 60 tükki oli, enamus olid tuurimängijad kõik, kes on juba tuuril ja teenivad miljoneid. Siis mängisin ekstreemselt hästi, mõlemad 2 ringi, jõudsin viimasele rajale. Mul oli vist 2 lööki nagu kindlalt sees. Kõik arvasid, Richard sai läbi, et uskumatu. Ja siis mingil moel suutsin teha viimasel rajal tupla ja kukkusin lisaradadele. Tehtud topeltvead tõid kaasa vägagi reaalse varase duši alla mineku riski. Pingeid lisasid närvid, mis ähvardasid üle keeda. Ei no väga-väga lihtne oli mitte läbi saada, et lõin esimese palli ära ja ei leidnudki üles, et pidin kolmandat lööma tee pealt paar 4, siis lõin paksu raffi, pidin välja chippama. Pidin lööma 5-meetrise puti sisse, et üldse edasi saada. Ja siis kolmandal lisarajal õnnestusest ideaalne löök täpselt. Tii pealt lõin kohe driveris 100 meetrit kaugemal nagu kõik teised ja siis ei viitsinud asja pikaks ajada lõin sisse. Tii, raff, chip, paar, kellel nüüd golfiterminite tulevärki juhtme sassi ajas, guugeldab, sest nagu öeldakse, iga ühel oma pill ja häälde Richard enda oma lõpuks sai. Eesti golfi ajalugu teinud 73-meetrine imechip värvis tulipunaseks ka Eesti Golfiliidu presidendi Ain Hanschmidti telefoni. Ameeriklased helistasid meile, küsisid, et kuule, teil on ainult 4000 inimest mängib golfi, ainult 30 potentsiaalset noort, kes võiksid maailma tasemel mängida. Järsku sellised tulemused, et kas te olete treeningmetoodikas mingeid muudatusi teinud või? Tippu pürgides on treeningmetoodikal kahtlemata ülitähtis roll. Vähemalt sama oluline, kui mitte olulisemgi, on aga kirg armastatud ala vastu. See sport on mul kõige lahedam asi üldse planeedi minu jaoks. Et ma isegi suudaks välja mõelda teist asja, mida ma tahaks teha enda eluga. Et kõik need võistlused, kõik see pinge, et see on minu jaoks ikkagi mega adrekalaks ja mega lahe. Igapäevaselt treenib Richard Tallinna lähedal Jõelähtmel asuvas Estonian Golf and Country Clubis, kuhu me temaga golfitiiruks nüüd ka siirdume. Richard, palju sa täna igapäevaselt golfis tööd teed? Praegu üritan 6-10 tundi päevas teha, et see sisaldab ka jõusaali. Ja seda siis mitmel päeval nädalas? Tahaks öelda 6. Millest tippgolfari treening koosneb? Meil on puttamine, meil on range, kus saab lüüa raudu, tagapool on vetšiala, kus saab lüüa lühemaid lööke kuni 100 meetrit ja siis on bunker, liivakast, kus peab ka harjutama, kuna vahepeal satub ka sinna ja siis väljakul. Et kõige rohkem aega nõudev on kindlasti väljak, kuna vahepeal peab ootama. Mis golfis olulisem on, kas füüsilised oskused või kogemus, tarkus? 2 kokku pannes oleks väga luks, et see oleks väga super, aga kogemused on ekstreemselt tähtsad, kuna golf on mega mentaalne sport.
võib tunduda isegi üllatav, kuid tänaseks tema elutäitva spordiala juurde sattus Richard lapsena tänu juhusele. Öelge siis veel, et neil elus tähtsust pole. Mu tädi võitis tenniseturniiri ja siis auhinnaks sai Green Cardi 10-le niitväljal. Ja siis mu pere kutsuti kaasa ja siis läksime ja kuidagi hakkas kohe meeldima. Kui vana sa olid, kui sa golfiga siis alustasid? 6-aastane. Siis hakkasin kogu aeg käima ja ema viis mind üks hetk välismaale, aastaks ajaks harjutama Hispaaniasse ja siis sealt alates olen suht tõsiselt tegema. Kas golfis hakkasid tulemused sul ka kohe kuidagi kiirelt tulema? Kusjuures ei hakanud, kuna ma olin hästi lühike, üsna pikka aega, ma olin 16, ma olin 60 ja siis aastaga kasvasin räigelt ja siis hakkas tulemused hakkasid tulema. Sellist hetke sul ei olnud, et jätaks selle sinna paika, et ei tule need tulemused? Eks meil kõigil on, ma arvan, selliseid hetki olnud, aga ei ole suutnud maha jätta. Mainitud aasta Hispaanias viis Richardi kokku ka teda kogu senise karjääri jooksul toetanud ettevõtja Sven Mansbergiga. Mina olin temast nagu kuulnud, üks poiss on tulnud nagu Rocca al Mare Hispaania koolikeskusesse ja mängib golfi ja mina siis olin oma lapsega ka seal ja tegin temaga juttu ja läksime koos järgmine palli mängima, golfi mängima. Oli poiss, kes oli minust poole lühem, aga mängis minust poole paremini, et nii me nagu kuidagi sõbraks või esimene tutvus nagu tekkis. Kui vana ta siis oli? Kas ta võis olla 3. klass? 8-9 aastane? Ja midagi natuke parem 9. jah. Ma olen enne ka sportlasi toetanud ja mul see personaalne toetamine nagu natuke meeldib rohkem kui lihtsalt nagu logo kuskile kleepimine või selline, et see annab nagu juurde. Ja seal koolis käis üks spordimees Eero Kookla, kellega me koos siis nagu arutasime ja tegime esimese nagu sõprusgrupi. Aga sinu jaoks, mis selle otsuse tegemise juures Richardit tema karjäärist toetada võtmetähtsusega tegur oli? Vahest on mingisugune X-faktor või mingi teine tunne, mis nagu ütleb, et ta oli teistsugune või ta on teistsugune poiss. Ja lõplik tegur on ikka see, et mulle endale meeldib nagu sport ja mulle meeldib näha seda asja nagu lähemalt ja ma ei ole seda hirmus suurelt ja palju teinud ja midagi ei nõua ka vastu, et see on selline nagu pigem nagu sihuke nagu isiklik selline südametahe või kuidas saab öelda. Toetajate abi, samuti Richardi pere ja eelkõige ema Terje järjekindlus ja pühendumine viisid mõne aasta jooksul esimese suurema eduelamuseni, mis Richardil hästi meeles. Ma arvan, siis kui ma Lätis mängisin 14 aastast -8, et võitsin mingi 18-17 aastaid 10-15 löögiga, et see oli kindlasti andis kõvasti enesekindlust juurde ja siis aastatega aina paremaks ja paremaks, et see protsess on tegelikult olnud üsna stabiilne, et pole väga selliseid aastaid olnud, kus lihtsalt areng jääb seisma. Richard demonstreerib meile nüüd oma putti. Esimene umbes 10 meetri kauguselt tehtud löök jääb veidi lühikeseks, kuid noormeest see väga ei häiri. Mis puttamise juures sinu jaoks selline tööraadius on? Millal sa ennast enesekindlalt tunned? Pikkades puttides on üsna hea, et siuke 10 meetrit ja väljaspool, et enamus inimesed ei saa 2-ga hakkama, aga see on kuidagi mul putt läheb enamusest lähedale. Ja siuke 3 meetri sees olen ka täisnud täitsa okei. Pall kenasti augus. Lähme Richardiga range'ile, et ta saaks televaatajale demonstreerida oma trumpi võimast tavalööki drive'i. Mis see sinu jaoks selline töödistants on? See läheb taha metsa välja, üle metsa isegi, ma arvan. Et siuke, ma tahaks öelda, et 293 meetrit. No see oli ideaalne. Kui sa range'il neid pikki palle harjutad, siis palju sa neid järjest lööd? No ütleme nii, et siuke 500 palli, 1,5 tunni võtab aega. Ja siis nõunat ja harjutan teisi asju, istun tagasi. Et jah, mulle kuidagi meeldib. Ja peabki meeldima, sest 10 ja 100 000 range'il tehtud löögid, sinna investeeritud töö on viinud Richard Tederi selle konkreetse mänguelemendi avalöögi maailma absoluutsesse tippu. See British Open oli ideaalne näide sellest, et minu mäng tee pealt greenile on kindlasti maailma tasemel, et top 20, top 30. Ja seal olid 156 kõige paremat mängid planeedil kohal. Aga millised mänguelemendid su enda hinnangul su tänases mängus enim sellised on, mis kuidagi järele aitamist vajavad? Puttamine. Et British Amateuri puttamine vedas ikka korralikult alt. Puttamisega olin mis tagantpoolt 4, nii et sinna läks siis põhimõtteliselt minu terve võistlus. Aga mis sa teed? Kuidas sa selle ebaõnnestunud löögi maha jätad? Minu mentaalsus on lihtsalt selline, et löök löögilt. Löön ühe löögi ära, kehv, hea, vahet ei ole. Lähen kõnnin palli juurde uuesti ja siis löön uuesti. Et
löök löögi järelt ja rada rajalt. Paljudel mängijatel, Richard, on mänguga seoses mingi teatud ebausk. Mul on neid nii palju, et need ei jaksa isegi lugeda. Et mul peavad olema ainult teatud tiid, ehk siis need tikud 3 tükki taskus, üks läheb katki, panen kohe uue endale taskusse ja ainult teatud märkijad. Ehk siis, kui sa oled palli kriinis, pead palli ära märkima, siis näiteks kui ma kõnnin, siis ma teen õlgadega mingi teatud täiesti müstika, et need ebausu asju on ikka jalaga segada. Täna on Richard pühendunud 100% golfile, liiga palju muud sellesse ellu ei mahugi. Maandab ta end muuhulgas räppmuusikat kuulates ja see on veidi üllatav õudusfilme vaadates. Kuidagi väiksest peale on alati meeldinud, et ma arvan, ma olen igat horrorfilmi näinud, mis üldse eksisteerib. Et siuke pime tuba ja kakao ja see ei saa kurta, jah. Mis su lemmik horrorfilm on? Lemmik horrorfilm? Ma arvan, et Insidious, neid on vist 4 tükki ja olen kõiki näinud mitu korda. Kes golfis sinu eeskujuks ja iidoliks on suurtest mängijatest? Bryson DeChambeau, kellega ma kusjuures sain isegi British Openil tuttavaks. Tegin temaga long drive võistlust, mis oli nagu täiesti uskumatu ja siiamaani suuda seda uskuda. Ja muidugi Tiger Woods, kes on läbi aegade kõige parem golf. Nende mentaalsus on minu arust kõige lahedam asi üldse, et täielikud loomad, ütleme niimoodi. Et kui ma kunagi suudaks mentaalselt jõuda sinna, kuhu Tiger on jõudnud, siis ma arvan, et ei ole raske nii hästi mängida, kui ta mängis. Richardi kädi ja sõbra Daniel Da Silva sõnul jagub Richardil oskusi küll. Läbilöögiks vajalikku kogemust saab aga anda vaid aeg. Time, experience, going through ups and downs, I think really different golf courses, higher level tournaments and stuff like that. And if everything goes well, then where is his limit? The sky, you can go to PGA Tour, Live Golf, wherever we want to go, majors. Golfiliidu juht Ain Hanschmidt loodab samuti Richardi edule ja töötab selle nimel, sest edu väljakul on parimaks müügiargumendiks järgmiste noorte selle spordi juurde jõudmisel. Kui Šmigun ja Veerpalu suusatasid, siis kõik suusad ostati ära ja kui Anett ja Kaia Kanepi tennist mängisid, siis kõik tennisereketid ostati ära. Et ma arvan sama asi, meil on ligikaudu 30 noort, Richard nende seaseks, et kui keegi saab maailma tasemele, siis arvatavasti golfi populaarsus oluliselt kasvab. Richardi pikaaegne toetaja Sven Mansberg on veendunud, et noorel golfaril on kõik võimalused golfiparnassile jõudmiseks olemas, kuid pääs British Openile oli siiski vaid vahefiniš. See on nagu esimene samm, et sa oled nagu suurt vett katsunud, aga kas sa nüüd seal ujuma ka nüüd hakkad, et see on nagu omaette küsimus. Nüüd tuleb kõigepealt ikka saada sellest amatöörspordist välja ja saada hakkama siis selles seltskonnas, kelles ükski eestlane täna pole veel hakkama saanud, aga tema on seda vett nagu jalaga katsunud. Millest, Richard, sa golfis unistad? Olla maailma number 1 ja seda ma olen juba rääkinud üsna pikalt, nii et see on ikkagi peamine eesmärk. Pole kübetki kahtlust, et kui Richardil õnnestub suures vees ujuma õppida, saab temast planeedi kuulsaim eestlane. Koos kõige muuga, mis sellega kaasneb. Kõigepealt tuleb maailma 7. amatööril aga proffide hulka jõuda. Juba homme, 8. oktoobril alustab ta mängimist Singapuris toimuval amatööride meeskondlikul MM-il, mis sammuks sellel pikal rajal. Täistund soovib Richardile eesmärkide täitumist. Koos sellega saab ka Eesti suurem.